Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 36. osa. Jätkuvalt salvestame Pärnu Huubis ja mina olen Regina Jaakson. Täna me räägime juttu kolledži tegemistest, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tegemistest, sellepärast, et ma tean, et neil on uuel nädalal tulemas avatud uste päev või meil, ma ei tea, kuidas nüüd sõnastada. Igatahes tere tulemast, Sandra Peegel. Tere, nii tore on siin olla. Aga alustame siis võib-olla mitte kohe sündmusest, vaid natukene kaugemalt, et me oleme sinuga saanud jutustada ka raadioeetris vist juba aastaid, mulle tundub. Kuidas üldse sinu tee kolledžisse, Pärnu kolledžisse algas? Minu tee kolledžisse algas juba gümnaasiumist. Gümnaasiumi äkki oli isegi 12. klass, et tegelikult nagu justkui päris hilja. Ma teadsin, et ma pean minema ülikooli või ma südames tundsin, et ma tahan minna ja ma tean, et ma tahtsin tulla Pärnusse, et Pärnu oli kuidagi selline koht, mis mind tõmbas, et ma igapäevaselt ei elanud Pärnus, ma õppisin Saaremaal Orissaare gümnaasiumis ja ma teadsin, ma tahan siia tagasi tulla, sest lapsena ma olin siin väga palju käinud ja selle linnaga seotud, aga ma ei olnud siin sündinud või siit nii-öelda pärit. Ja siis ühel messil esindasin siis oma gümnaasiumit ja vaatan, et mis asja, siin on mingisugune ülikool ja seal on Pärnu sõna ka veel sees. Ja mõtlesin, ei ole võimalik, 2 kokku päriselt on. Ja sealt messilt jäi nagu kõlama see. Läksin muidugi siis ühikas kohe otsima, et mis seal siis õppida saab, et mis need õppekavad on. Vaatan ettevõtlusprojekti juhtimine, ei ole võimalik. Mõtlesin, ei ole. Ja kuna see oli 12. klass ka ja mul selline klassivennaga oli selline positiivne üksteise siuke ärapanemine, et kes kus kooli saab ja kas ülikooli ja nii. Ja siis ta küsis ka mu käest septembrikuus, et Sandra, et kus sa siis minemas oled ja kui ma sain uhkusega öelda, et ma lähen Pärnu kolledžisse ja see on ülikool, siis see oli nagu nii mõnus tunne, et ma teadsin, mida ma teen ja kuhu. Ja kui see siis teekond hakkas nagu lähenema, et hakkas juba tulema kevad, siis märkasin ma, et saab kolledžisse tulla tudengivarjuks. Tegin seda, väga äge mõte oli, et käisin siis ühe tudengil loengus kaasas. Ma ei mäleta, kas ta õppis ise ka ettevõtlust, aga tema koos olin. Kõik oma huvitavad küsimused sain ära küsida. Ja siis ma nägin, et on avatud ustepäev. Muidugi ma tulin Saaremaalt kas sellele kohale. Siis ma sain aru, et see on täpselt minu kool, et täpselt oli. Siis tuli suvel hakata esitama avaldust, teha erialakatse. Tegin need ka ära. Kõige hullem, mida mu vanemad ka küsisid, et okei, et sa proovisid kolledžisse, aga kuskile kindlasti esitasid veel avalduse. Ütlesin, ei, see on ainult üks õppekava, sinna ma lähen ja kui ma ei saa, sellest nagu varianti pole, et ma saan. Ja siis, kui ma nägin nimekirjas, et ma olin eelviimane, kes sai sisse, esiteks mul olid pisarad silmad, et ma sain seda, mida ma tahtsin. Ja teisalt oli kuklas see mõte, et aga kui mul on eelviimane, äkki ma ei sobi sinna. Sest mul oli läbi aja räägitud, et kui sa oled eelviimaste seas, siis sa oled selline, no peaaegu on ju. Aga ütleme nii, et kui ma kolledžis sees olin, siis see, et ma olin eelviimane, pani mul kuidagi seest niimoodi põlema ka, et ma näitan teile. Ja kui mu keskmine hinne oli semestri lõpuks 5 ehk siis A, siis ma teadsin, et nii saab. Ja tegelikult ma arvan, et see oli nagu hea, et ma olin eelviimane, sest läbi selle 3 aasta ma tegin ikka kõike, mida kolledžis teha sai. Ma olin igal pool kaasa, oli see üliõpilase esindus, kus ma olin lõpuks esinaine, olid see mingid projektid. Siis oma praegusel kolleegil ma olin abiks, sealt ma tegelikult, mind kutsuti ka kolledžisse lõpuks tööle, et tegelikult oli hea, et ma olin eelviimane. Et see pani nagu rohkem pingutama. Täpselt. Ma arvan, et see oleks nii või naa pingutanud. Jaa, sest ma tegelikult nagu nii väga tahtsin, et kuidagi see tunne, kui sa üks hetk, sa ei tea, mida sa teed, sa ei tea, kuhu sa lähed, sa tegelikult gümnaasiumis oled tegelikult selline veel lapse mõistusega, et sa võid küll olla 18 täis, aga tegelikult hirm, et ma lähen nüüd üksinda kuskile, kuigi Saaremaal ma olin ka üksinda. Oli ikkagi kuidagi nii suur või kuidagi tunne, et ma pean nüüd midagi hästi suurt tegema, mis mõjutab minu elu nagu väga suurelt. Ja kui ma selle valesti teen, mis siis saab? No nüüd ma tean, et pole midagi, ma oleks võtnud järgmise kolledži või järgmise plaani, aga sellel hetkel oli tunne ja, et see on nagu maailma muudav ja oligi. Ja kui ta kõik tuli kuidagi nii hästi ja kähku ja sobis ja kõik need märgid ja kõik muu, siis ma mõtlesin küll, et
okei, siin ma pean olema, täna ma tean, et ma peangi, et see on täpselt õige asi, mis ma teen või kus ma tulin. Ja sa oled nüüd mitte ainult tööl, vaid ka veel magistriõpingutes kolledžis, jah? Ja magistris ka, see oli minu unistus. Ma õpin kolledžis teenusedisaini ja töötan ise ka kolledžis. Ja kõik arvasid, et mis asja, et kui sa sealt nagu töötad, siis kindlasti õppima minna on ju nii lihtne ja kindlasti sul on mingi eelis. Ei, kõiki võetakse võrdselt ja mind ka ja mina sain teisel katsel, sest sinna õppekavale on nõudlus tohutu. Mina olin seal ka eelviimane ja ütleme nii, et praegu on keskmine ikka 5 ja see soov nii-öelda ise endale näidata, et ma võtan sellest maksimumi ja minust saab hea teenusdisainer on nagu väga hea, aga jah, nii huvitav mõelda, et ma olen seal ka jälle eelviimane. Ei ole päris igavene teine, aga ma arvan, et see kuidagi elus mind viib, et ma olen eelviimane ja siis tekib see tunne, et aitäh selle koha eest, ma võtan sellest maksimumi. Ma mõtlen, et inimene, kes juba keskkooli lõpus ikkagi teab, et vot sinna ma tahan, see on ikka mega suur kingitus. Reeglina ikkagi ei tea noored nii hästi veel seda valikut on, nagu ta ütlesidki, seda on väga keeruline teha mõneti, kui sa ei tea, on ju. Mis siis, kui ma teen vale otsuse või valiku, on ju. Et kui sa juba tead selles hetkes, siis see on nagu mega äge. Täiesti nõustun, et kui me käime messidel ka, siis me näeme nende noorte silmis, et on 20%, kes teavad, et nad tahavad minna juurat õppima või saada arstiks. Ja teised alles otsivad või mõtestavad, et mida see õppekava üldse tähendab, mida nad õppima tulevad. Ja see on minu meelest ka nagu täiesti okei, kui sa ei tea. Ja on ka neid, kes on meile tulnud ja nad ei ole nagu veel päris kindlad. Ja siis tegelikult kolledžisse õppima tulles näevad seda, et minust võib see ka saada, siis ma ei teadnudki, et selline ametikoht on olemas. Nii äge. Et see minu meelest on hästi tore, et mul endal ka, kui ma kolledžisse lõpuks õppima tulin, siis ma arvasin, et minust saab personalijuht. Teisel aastal ma arvasin, et minust saab äkki oli finantsjuht, mis ma arvasin. Ja siis, kui ma teise poole pealt olin üliõpilase esinduse nii-öelda turunduse pundis, siis ma mõtlesin, et kas see on ka äge. Ja siis ma tundsin, et oh my god, see on nagu mega äge asi ja siis ma hakkasin ennast ise nagu rohkem koolitama, hakkasin loengutes kuulama turundusasju rohkem. Täna ma olen kolledžis turundusspetsialist, et väga äge amet. Aga need noored, kes nüüd ei tea siis, mida nagu teha, mismoodi te siis nendele aitate silmi nii-öelda avada? Üks võimalus, mis me neile alati soovitame, on see, et tule tudengivarjuks. Tule, ole seal loengus, vaata, kas see on sulle midagi, räägi nende tudengitega, küsi nende käest. Sa saad olla selles õpikeskkonnas ühe selle päeva ja mõni tudeng võtab ka õhtustele üritustele kaasa. Sa saad näha, kas see on sinu jaoks midagi. Et see on üks, mis annab suuna ja me ütleme seda ka nendele, kes käivad 10. Et tule hakkagi järjest läbi käima, mine vaata sealt arstiteaduskonnast, mis on siis Tartus koha peal või tule piilu meile või kui sul on mõni teine ülikool, mis kõnetab, uuri, kas sa saad sinna minna tudengivarjuks, et mine ja piilu, see on siuke äge võimalus. Aga siis kolledžis õppida nii-öelda siis esimeses astmes, et mis varikud ja võimalused siis on? Meil täna saab õppida siis näiteks disainmõtlemist ja digiturundust, mis on hästi populaarne. Siis saab õppida turismi ja hotelliettevõtlust, ettevõtluste projektijuhtimist, mis ma ka ise õppisin. Ja üks populaarseid õppekavu ka noorte seas on sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorraldus. Just neile, kes näiteks soovivad noortega tegeleda. Ja millised on siis need eeldused selleks, et üldse kolledžisse saada? Et kui ikkagi öeldakse ülikool, siis on see, et ja põhikooli lapsed juba omavahel nagu arutlevad, et kas ma lähen kutsehariduskeskusesse või ma lähen gümnaasiumisse, et mis mul edasised plaanid on, eks ju. Et mis siis on, ütleme, kolledži eluks või kolledžis õppima asumiseks need isiksuse omaduse või eeldused, mis siis olema peaks? Ma arvan, tahe on number 1. Ja number 2 on see, et kindlasti kui sa käid kutsekoolis, siis tee riigieksamid ära, et kutsekeskharidus sobib täiesti ülikooli astumiseks. Ja kui sa käid keskkoolis, siis muidugi juba sul on riigieksamid tehtud, et sellega saad meie juurde. Aga see tahe on number 1, et meie võib-olla erisus on see, et me ei vaata riigieksamite tulemusi, et me tahame päriselt neid noori, kes lõpetavad kolledži, kes on sellest huvitatud. Et me teeme ise oma erialakatsed, kas läbi motivatsioonikirjade, intervjuude, erialakatse, mis päriselt ongi paberi ja pliiatsi peal, kontrollime sinu teadmisi, et see on, ma arvan, üks meie eelis ja see ka noori nii-öelda kõnetab.
sest tegelikult ka ma olin koolis väga tubli, õppisin väga hästi. Aga kui oli riigieksamite aeg, siis ma olin nagu väga haigeks. Mul oli selline palavik ja nohu ja köha ja ikka kuidagi väga hullusti. Aga riigieksamitele tuli kohale minna ja need tulemused olid mul kohutavad. Et ma mäletan, et matemaatikaõpetaja ütles ka, et Sandra, mis juhtus. Ja ma mõtlesin, et minu teega on nagu kõik. Et siis ma muidugi on nii täpselt uurinud, et kolledž neid ei vaata. Mõtlesin, et minuga on kõik, et ma ei saa ülikooli, et mu riigieksamite tulemused ei ole head. Ja kui ma sain teada, et need ei loe seal, siis see oli tegelikult see, mis mind natuke päästis, et muidugi ma ei taha noortele öelda, et ärge pingutage. muidugi pingutage, aga lihtsalt, et testitakse koha peal, et sinus oleks motivatsioon ja need teadmised. Kusjuures sisseastumise puhul ma teadsin ka, ma õpin esimest aastat sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorralduse erialal ja ma teadsin ka, et on vaja motivatsioonikiri teha. Minu õnneks ma hakkasin sellega natukene varem tegelema, sest et üks osa sellest motivatsioonikirjast oli ka vastava eriala sotsiaaltöö ajakirja ühe artikliga tutvumine ja sellest kokkuvõtte tegemine ning enda arvamuse avaldamine. Et oleks jäänud nagu täiesti viimasele minutile, ma oleks kokku jooksnud. Jaa, ma mäletan suvel, kui sa kandideerisid, see oli nii armas ja kuidagi üldse, kui neid tudengid ei ole palju, kes otse mu poole pöörduvad ja neile ma olen eriti kaasa, ja isegi kui ma vähegi saan kuidagi aidata, et komisjoni ees ma ei saa muidugi öelda, et valikindlalt see, et seal on nagu ei, aga kui ma saan ja mingit pidi ja kui ma näen, et nad saavad nagu sisse ka, siis see on justkui nagu oma beebi oleks saanud kooli, et see on nii tore, et muidugi nad ise nagu kirjutavad selle, aga mis iganes, et kui saab kuidagi vähegi aidata, et hea meelega, et on olnud hetki küll, kus on mingi isiklik asi nagu pooleli, aga kuidagi see tudeng on minu jaoks nagu südames nii oluline, et seepärast ma tunnen, et ma teen nagu õiget asja, et ta saaks. Aga see, kui sa nüüd otsustasid ka siis kolledžisse töötama asud, eks ju, kas see tuli ka kuidagi loomulikult justkui nii peab või kuidas sa siis tööle asusid sinna lõpuks? Kõigepealt see tuli hästi huvitavalt. Mõtlesin, et ma tahaks midagi muud teha. Oma eelmisel töökohas, et ma tahaks midagi muud teha. Ja äkki läks 30 minutit mööda, tuli kiri. Kas sa tahaksid tulla? See jäid meile kolledžis silma. Tule proovi. Ja mõtlesin, et ei ole võimalik. Mõtlesin, see on ka märk. Ja see vastus tuli nii kiirelt, et jaa, et ma isegi täpselt ei teadnud, et kas ma saan selle tööga lõpuks hakkama, sest see on väga vastutusrikas. Aga sain ja tegelikult olen väga õiges kohas ja mul on väga äge kolleeg, kellelt koos me seda teeme täna nüüd. Et alustasin, ma võtsin temalt nii-öelda hetkeks töö üle, jäi lapsega koju ja muidugi siis oli ka hirm, et 3-aastane leping, et mis ma siis teen pärast seda, aga juba kui tööandja poolt tuli juba aasta peale, et kuule, sa teed head asja, et sinuga me soovime kindlasti jätkata, teiega koos juba soovime jätkata, et see oli väga, väga äge tunne. Mida siis teeb kolledži turundustiim? Kuidas see teie nagu töö nagu siis on või mis see on? See on hästi, hästi huvitav töö, et mul vahepeal kolleegid küsivad ka, et mida sa selle redeliga teed, sa oled turundaja. Redeliga? Jah, et mis sa selle redeliga teed? Või et miks sa seda kasti tassid, et tegelikult turundaja töö on hästi-hästi lai. Esiteks on see, et me teeme väga palju tavapäraseid turundustegevusi, on need reklaamide seadistamised, Facebooki postituste tegemised, sisuloome, kõik muu, see on süke üks osa tööst. Teine osa on see, et mõelda välja, et kuidas eristuda ja see on minust kõige ägedam. Ja selle redeliga tuleb mõnikord mõni reklaam üles riputada. Kui tuleb teha, siis tuleb teha. Ja õnneks on meil majas palju mehi ka, kes tulevad tegelikult appi, et see on meil hästi-hästi tore. Aga mulle hästi meeldib selline asi nagu eristuv turundus, ta loetakse gorilla marketingiks, ehk siis kõik, mis kuidagi inimeses tekitab tunded, mis asi see on, ja seda nagu positiivses võtmes. Et on see näiteks mingi sildi lakke riputamine, rannaraamatukogu rannas, mis on terve suve, et see tekitab mingisuguse emotsiooni sinus ja pigem ikkagi positiivse ja sellega sinu tähelepanu tõmmata, sest seda reklaami on meil nagu väga palju ümber. Rääkides nüüd sellest rannaraamatukogust, see on siis nüüd 2 aastat kindlasti vähemalt olnud juba, kui mitte rohkem. Kindlasti ja me isegi üks päev mõtlesime, et kaua meil see olnud on, et meil on tunne, et 10 aastat, aga tegelikult saab vist 3 ja see sündis ka väga huvitavalt, et me teadsime, et me tahame rannas reklaami, aga me ei tahaks traditsioonilist reklaami.
ja siis hakkasime mõtlema, no mis see siis on ja see võib olema mingi lisandväärtus, mis inimestele päriselt kasu loob. Meil oli väga palju ideid ja selles suhtes oli hästi tore, et meie meeskonnas oli neid ka, kes nagu positiivses võtmes justkui nagu tulistasid meie ideedele, et aga mis see on, kes seda haldab, kus see tuleb, kas te teate, palju see maksma läheb. Hakkasin lihtsalt guugeldama, et mis veel on või kas keegi on maailmas midagi ägedat teinud randa. Ja siis ma nägin ühte raamaturiiulit ühe pildi peal ja mõtlesin, oh my god, rannas ei ole nagu sellist asja nagu meie rannas ei ole. Et kindlasti Eestis on kuskil veel neid ja väiksed kapikesi kuskil pisikestes kohtades, kus sa saad raamatu võtta ja rannas lugeda, aga sellist asja ei ole. Ja siis me teadsime, et jah, me peame tegema. Rääkisime meie partneriga, Tolliga, ütlesime, et me tahame sihukest asja teha. Me ei tea veel täpselt, kuidas see välja näeb, aga see peab olema selline, see peab päriselt looma mingit lisandväärtust. Ja no mega super inimesed, mega kiiresti nad mõtlesid selle välja, ütlesid, et teeme elusuuruses raamatu. Ütlesin, muidugi, issand jumal, kohe tekitab küsimuse, mis asi see veel on. Ja seal me täna raamatuid hoiame suve läbi, neid läheb sealt väga palju. Meil on väga hea meel, et meie raamatud on jõudnud inimeste koju. Meil on väga hea meel, et sinna on ka mõnikord toodud mõni hea raamat. Meil on väga hea meel näha, et pisikesed lugejad on sinna jõudnud, et on siis ka laenutatud nii-öelda oma koju. Ehk siis praegu kellegi kodus on ka pisikeste selliseid printsessi raamatuid, et ka neid leidis suvel sealt. Aga kes siis täidavad muidu seda raamaturiiulit? See redeliga turundaja. et suvel ikka näen neid nägusid ka, kes näevad selles suvekleidis seda tüdrukut, neid kaste tassimas ja mõtlevad, et kas peaks appi minema. Jah, võite küll tulla. et ise me ikka täidame, et meil on selline oma peas väike graafik oma kolleegiga, et kes nüüd läheb, kus lihtsalt sõidamegi kohale ja paneme sinna häid raamatuid juurde ja muidugi hoiame pilku peale, et kõik oleks seal korras. Aga kus kohast need raamatud tulevad? Alguses nad tulid tegelikult inimeste käest, et me tegime korjanduse. Täna me hoiame neid kolledžis, meil on selline miniraamatukogum, kus kõigile juurdepääs ei ole, aga seal me neid hoiame ja meil on seal, no ma tahaks öelda üle 500 raamatu. Ka väga palju on neid seal. Mitu head suve veel? Seda küll, et seal ikka on. Sa enne esimese asjana mainisid silt laes või midagi. Sa pidid selle kusagilt võtma, mis see tähendab? Ja sa mõtled, et kus see idee tuli või? Mis see üldse tähendab, et lihtsalt keegi ei ütle lampist, et võib-olla vaja mingi silt lakke panna, mis nagu emotsiooni tekitab, siis järelikult peab mingi silt kuskil laes olema. Selle sildi muidugi me tellime kuskilt ja see nii-öelda tuleb, aga see mõte üldse, et miks me selle sündmuse tekstiga siis sildi lakke paneme ja kuidagi, et ta oleks teistsugune, tegelikult sai alguse ka minu tudengipõlvest, et meil oli vaja kolledžis üks selline igakevadine tudengite ühisgrilli sündmus siis kuidagi turundada ja me teadsime, et me ei tahaks midagi igavat teha, et me tahaks päriselt midagi õppida. Ja siis mõtlesime turundustiimiga, aga et meil on üks kummipaat kolledžis. Me ei teadnud, miks see seal on, aga kas me võime selle lakke riputada ja siis sildi külge ja siis see tekitab tunde, et aga mis siin toimub, on ju. Ja siis kolledži poolt tulid et see on küll väärikas kingitus ühe ülikooli poolt, aga et kui te hästi hoiate, miks mitte. Ja siis see paat oli seal laes sildiga time out ja kuupäev, on ju. Ja kõigil oli küsimus, et mis asi see on. Ja sealt nagu juba, et siis sellel hetkel ma nagu seal ka lugesin rohkem, mis asi see gorilla marketing on ja see nagu mind nagu kõnetas. Missuguseid üritusi üldse tudengitele korraldatakse, et millest nad saavad osa saada, kui nad on siis selle pere liikmed? Meil selles suhtes on hästi tore, et tudengid korraldavad endale ise. Meil on selline äge punt nagu kolledži üliõpilasesindus ja nad on mega ägedad noored inimesed. Ka mina olin kunagi üliõpilasesinduses, kui olin noor ja nad teevad tudengilt nii-öelda tudengile, et kas on need filmiõhtud, mis on tulemas, nad korraldavad pika lauaga jõulupidu, mis on mega äge või on selliseid ka nagu, ma ei tea, Halloweeni pidu või mis muu ja muidugi on selline põnev sündmus nagu tudengi neljapäev, kus võib linna peal õhtusel ajal tudengeid näha, et neid on ka, et nendel on täiesti oma koht olemas ja ma arvan, väga tähtis osa tudengi elust on tudengi neljapäev. Ma olen kuulnud ka sportimisvõimaluste kohta, et kuidas see sellega lood on?
ja tudengid on meil väga, väga sportlikud, et nad käivad võrkpalli mängimas või siis korvpalli käivad mängimas iga nädal ja samuti on see, et nad võtavad osa ka tudengite siis talvepäevadest ja nii-öelda suvepäevadest, et need on neil eriti ägedad ja seda nad ootavad eriti. Aga rääkides nüüd siis avatud uste päevast, et see ilmselt on üpis pika traditsiooniga ettevõtmine, et tutvustada kolledži tegemisi, et millega siis täpsemalt tegemist on? 19. märtsil siis avame oma uksed siis kõikidele külalistele. Me oleme ka iga päev nii-öelda avatud, et saab tulla. Aga sellel päeval me siis pakume hästi palju põnevaid selliseid praktilisi töötube. Tuleb oma lugu siis rääkima Villem Trillem, et iga aasta me kutsume ühe sellise tuntud inimese, kes siis noori kõnetab. Selle inimese, keda võiks kutsuda, me tegelikult küsime kolledži tudengite käest, et kelle lugu te tahaks kuulda, et kuidas tema üldse ülikooli läks või mis on tema mõtted või kus ta üldse jõudis sinna, kus ta täna on. Ja see aasta noored ütlesid, et ma tahaks Villemi lugu kuulda. Ja kuna Villem värskelt lõpetas ka ülikooli, siis tema lugu me siis kuulemegi, et miks ta üldse muusikaga tegeleb, miks ta üldse ülikooli läks, kas sellel on mingi mõte ja sealt inspireerida noori. Et eelmine aasta meil oli Kristel Aaslaid, kes tegelikult liigutas noori tohutult ja panigi mõtlema, et kui sa tunned ülikoolis, et see pole minu koht, siis on õige teha ka teine valik. Ja seda me ütleme ise ka oma noortele, et kui sa esimest semestrit vist täiesti ära ei lõpeta, siin ma võin natuke eksida, meie õppekorraldajad oskavad täpselt öelda, siis sa tegelikult saad uuesti minna. Ja see on väga okei, kui sa tunned, et see pole sulle midagi. Et meil on ka tuldud niimoodi, et mõnes teises ülikoolis oli tunne, et see pole mulle midagi, aga tulen proovin siin. Kristel rääkis meile väga inspireeriva loo, et endal olid ka pisarad silmas ja pani tegelikult mõtlema, et mis on siin elus oluline. Ja see aasta siis kuuleme Villemi lugu. Et kooli ootame, kuskil 20-30 kohta on meil veel vaba. Ootame üle 100 inimese, nii et kes vähegi tahab oma klassiga tulla, siis peaks mahtuma vähemalt 1-2 klassi, oleneb palju teid on. Mahutame ära ja kui kellelgi on tõesti huvi, siis proovime need toolid veel maja pealt leida. Et üldjuhul iga aasta on sellist toolidega jooksmist olnud, et kes ütlevad, et kuule, me ikka tahaks tulla ja üldjuhul ära me ei ütle. Ja ongi sellised põnevad töötoad, mis on seotud meie õppekavadega. Vaatame seda brändi teemat näiteks, mis on disainmõtlemise digiturunduse teemadel. Vaatleme turismi õppekava, vaatleme äriideid, näiteks tudengite poolt tuleb siuke põnev töötuba nagu äriideede genereerimine. Ehk siis noored ise saavad mõelda. Et väga-väga ägedad või rahatarkuse teema, mis minu meelest on hästi äge, et see on meil näiteks sotsiaaltöö õppekava poolt. Õppejõud tuleb ise rääkima ja vaatame noorte rahaasjad üle. Kas need on nüüd puhtalt nendele, kes plaanivad tulla gümnaasiumi järgselt või on see päev ka neile, kes minusugune on, kellel on aastaid võib-olla vahetunud ja mõtleb, et ma tahaks ikkagi uuesti õppima tulla? Ootame kõiki, tegelikult ootame kõiki nii klassidega tulijaid kui ka omaette tulijaid, et ootame kõiki, et meil on seal ka õppekavade messilauad väljas, saab otsa rääkida, saab õppekorraldajate käest küsida, kui teil on mingisuguste paberitega muresid, julgelt võtke oma paberid kaasa, on need mingisugused vanemad lõputunnistused, meil on õppekorraldusspetsialistid täiesti seal olemas, et saab kõik teha ja saame üle vaadata või jäi mingis ülikoolis midagi pooleli, tahaks võib-olla võtta, aga üle võtta. Tulge, vaatame kohe üle ja tulge osalega nendes töötubades ka, et need on tegelikult väga ägedad. Kui palju neid töötubasid kokku siis praegu sai? Meil on kokku siis 4 töötuba, neid siis jooksevad 2 korda, ehk siis igaüks saab valida 2 töötuba, kus ta soovib, muidugi võib vabalt liikuda ka, aga registreerida algul ühte ja pärast teise. Ja registreerimine käib kus kaudu? Käib läbi Venta, aga kõige paremini leiate lingid meie kodulehelt. Seal on täpselt kõik olemas ja sotsiaalmeediast ka. Kui rääkida veel kolledži elust ja Pärnust, öeldakse, et ei tea, Pärnuse pole mingi tudengite linn on ju, ikka oleme kuulnud neid, eks ju. Nüüd sina, kes oled selle sees väga pikalt olnud, kuidas sa seda müüti murrad? Tavaliselt ongi nii, et siis kui tullakse sinna teisele poole lauda, ehk siis sinna tudengi poole, siis öeldakse, et oh my god, nii äge on, teid on nii palju, et tegelikult sellist tudengielu on päris palju lihtsalt, kui te neid linna peal näete, et teil ei ole nagu silti küljes. Jah, et nad tudengid, et nad täiesti toimetavad, et ise ka üks Pärnumaa hästi äge kool on
nende noortega. Ma mõtlesin, panin ennast nii-öelda linnakodaniku rolli turundajana, et et Pärnu, meile tuli ka see mõte või see nii-öelda tagasiside, et kolledži tudengeid pole linnapildis näha ja siis panin ennast sellise pärnaka rolli ja võtsin ühe muu kooli, et kas ma nende noori näen. Ja siis vaatasin, et tegelikult nagu linnapildis ei näe, aga ühes lokaalis nägin või sellises pubis nägin, mis oli väga äge ja seal nad paistsid nagu väga ägedalt silma ja oma sellise karakteriga, et see on sellise karakteriga gümnaasium, et väga äge koht ja muidugi täiskasvanud inimesed, et pubis, et väga äge oli. Et siis sa saadki aru, et sa pead minema sinna, kus nad on. Tudengid on raamatukogus, tudengi neljapäeval leiad sa neid sellistes pubides või kohtades, tule kolledžisse, terve maja on neid täis. Kui sa tuled kolmapäevast pühapäevani, siis tule võimalusel jala, sest siis lihtsalt on meid väga palju seal majas, et tuleb ilu sinna. Kui mõni nüüd mõtleb, et võib-olla tõesti võiks valida kolledži, aga ta ei ole päris kindel ka, siis mis on sinu arvates teie kooli need kõige suuremad plussid ja väärtused, miks peaks just Pärnu kolledžit valima? Just üks on juba see, et kõik on ühes majas, et see on siuke võib-olla, kui sa muidugi õpid kuskil gümnaasiumis, kus teil on ka kõik ühes majas, siis mis see siis nii-öelda erinev on, aga tegelikult, kes tulevad mujalt näiteks magistrisse, ütlevad ka, et ma võin nagu päriselt sussidega tulla, ma ei pea neid vahepeal jalast ära võtma. Et see kindlasti on üks, siis õppejõud muidugi, minu meelest number üks ägedad, et kui ma oma õpingute puhul juba nii-öelda vaatan tudengina, et õppejõud on mega ägedad ja hästi praktiline on. Et sellist kuiva teooriat on nagu väga vähe, et päriselt, ma ei tea, praegu näiteks teenuse disainis kohe võetakse väärtuspakkumise lõuend ette, mul on päris praktiline ettevõte, kellega ma läbi aasta toimetan, et meie näiteks oma pundiga teeme Fotograafiskale väga tuntud, väga tugev bränd ja nii-öelda nende teenust arendamegi ja päris paberiga, päris pliiatsiga mõtleme asju läbi ja harjutame. Et see minu meelest on üks ja see on tegelikult teistes õppekavades ka, et päris asja sa teed ja päris praktiline on. No vähemalt 2 väga tugevat sellist boonust tõid välja. Kuidas see tasumise pool on, et kui palju seal on neid tasuta kohti, kui palju siis on neid, millega peab arvestama, et on ka vaja endal kinni maksta? Meil on tõesti tasulisi õppekavu ka, et näiteks see sama disainmõtlemine ja digiturundus. Või siis näiteks ettevõtluse ja projektijuhtimise sessioonõpe on meil tasuline. Samuti ka magistritest siis näiteks inimese keskne sotsiaalne innovatsioon on tasuga meil. Ja tegelikult kui sa soovid tulla eksternina, ehk siis näiteks sul ei lähe väga hästi sisseastumiseksamitel saad tulla eksternina, siis sa ei ole nii-öelda päris tudeng, saad ise oma õppekava kokku panna, siis ka see on tasuline. Aga ülejäänud kõik on meil tasuta, tule ja õpi. Ja on ka täitsa võimalik selline versioon, et kui lähed õppima ja näiteks alguses pead alustama tasulisel kohal, siis võib ka kusagilt maalt juhtuda õnne ja saada tasuta kohale. Paar korda on olnud niimoodi, et kuna sellele samale sotsiaaltöö õppekavale, kus sa Reginaga õpid, on nagu hästi suur nõudlus nagu läbi aastate, et see on nagu metsik kogus, kes soovivad sinna tulla ja need, kes sisse ei saa, proovivad eksternina. Sest tegelikult meie õppekorraldajad on nagu nii ägedad, et kui vähegi keegi näiteks ei soovi õpet jätkata, siis pakutakse esmalt neile seda tasuta kohta, et kas sa soovid, et muidugi tekib seal väike järjestus kõikide nende eksternide vahel, aga see, et nad saavad tulla ja soovivad, seda on nagu teistel õppekavadel ka, kus on nõudlus väga suur, et näiteks sama teenuse disain, mis ma õpin, et meil on ka seal paar eksterni ja kahjuks vist ühtegi välja kukkunud meil ei ole. Või õnneks. Õnneks just. Jah, ma mõtlen just tekstini. Kumma poolt. Et selles suhtes, kui ma mõtlen, et õnneks et ma ei tahaks, et keegi meilt ära läheks, et on nii mega äge grupp, et kui oli ennem küsimus, et mis on see kolledži väärtus, on see pere, mis sul tekib, et mõelda, et mul on 22 mega ägedat sõpra. 22 sõpra, ma sain 1 aastaga. Nagu vau. Et sul Regina vist on 50 või? No nüüd natukene vähem, aga siiski jah, suht koht. Väga palju on ja kui palju ägedate kogemustega nad tulevad. Et näiteks meil nad ka loenguid hästi palju rikastavad, et nad räägivad oma kogemusi. Või kui sa kuuled, et kes nad on või mis nad teevad, siis sul jääb suu lahti. Et nad on ikka nagu tegijad. Ja mega tublid oma valdkonnas, et mul endal näiteks õpib Haridusametist üks väga tähtis
tahaks öelda ka ametnik, tema ametikohta ma ei tea, õpib minuga koos ja minu grupis ka või on sealt parest inimesi ja seal jääb lihtsalt suu lahti või üks päev telekas nägin oma kursaõde, kes on siis Eesti Televisioonis, on selles hommiku televisioonis, on administraator, mõtlesin, mis asja, sa oled seal, issand kui äge on ju. Et loengus on justkui kõik ühed ja siuksed ägedad ja räägime juttu ja siis küsid ka, et kuule, et aga kus sa üldse toimetad või teed, et siis on põhimõtteliselt, et ai, mul on Eesti president. Kus, ahah, okei, no tore, ma ka töötan siin kolledžis. Ja siis on neil see, et oota, sa töötad siin majas. Ja siis mõtlen, jaa, no siis on sul ikka äge koht, et nad ise ka vahepeal ei saa aru, et sa tegelikult teed ägedat või suurt asja. Ja teistpidi, et sinuga koos õpivad nagu väga ägedad ja suured inimesed. See on sama asi, mille peal ma enda keskis olen ka mõtisklema jäänud, et kuidamoodi just see grupp kokku satub. Et kuidagi komisjon ei tunne ju sellel vestluse hetkel inimest lõpuni ära, et ta ei saa elu sees kohe öelda, et vot kogu see 50 inimest töötab ja toimib koos hästi, eks ju. Aga mingi X-faktor on, et nad suudavad välja otsida või leida need inimesed, kes omavahel nagu võiksid koostöös väga hästi sobituda. See on nii veider. Täiesti, pean siin nõustuma, et seal teenuse disainil ka, et meil on nagu, kui algul sinna siis, või sügisel nii-öelda, on äkki 10-12 ettevõtet, me peame siis panema 3 ettevõtte taha oma nime, kellele me tahaksime siis nii-öelda aidata teenust parendada ja sealt põhjalt siis tekivad grupid. Sul tekib ettevõte ja sul tekivad inimesed taha. See ei ole neid mitte kunagi näinud. Sa näed lihtsalt 5 nime lisaks sulle või siis 4. Ja siis te hakkate koostööd tegema. Siis teile öeldakse, et te peate läbi aasta tegema neid kodutöid. Läbi aasta. Ja siis see tundub nii hirmus. Kas me siis teeme kõik piisavalt hästi? Et kui ma ütlesin ka, et ma olin eelviimane ja ma tahtsin nagu väga, väga head tulemust teha, et kuidas seda siis teha? Kuidas sa teed töötavate inimestega grupitöid? Ei tea, ja nüüd mul on maailma parim grupp. Me oleme öelnud ka, et me teeme kõik kodutööd koos, et meil see dünaamika toimib, mega ägedad inimesed. Et see sama, et kuidas need õppejõud teadsid, et paneme nüüd need või et kuidas nad tegelikult lõid mingi sõprusgrupi, et ma arvan, et peale lõpetamist ka, et mu grupp lihtsalt jätkab suhtlemist, et mega ägedad. Jah, mulle tundub ka, et see sama rühmatööde või grupitööde osakaal on päris suur, sest et ma nüüd ei suuda öelda puusalt, aga ma arvan, et üle poolte ainetes on küll vaja teha mingisuguseid rühmatöid koos ja see on ühelt poolt üliäge, sest et see paneb tõesti seda oskust, kuidas sa oskad teistega koostööd teha. Teiselt poolt on muidugi natuke see, et okei, ma ei vastuta ainult enda eest, vaid ka teiste eest, eks ju. Ja see, mismoodi see dünaamika nagu välja kujuneb, see on nagu nii äge. See, et sa õpid ka nagu oma elus seda, et vahepeal korra lahti laskma, et aga usalda teda. Et meie näiteks oma grupiga rääkisime kohe ära, et mina ütlesin neile ära, mina tahan cum laude'ga lõpetada, see on minu isikliku või iseenda jaoks, mida tahan. Ja terve rühm täna teab, et me ei tee asju lihtsalt kergelt, Sandral on üks eesmärk või et me ei jätta asju viimasele minutile. Või me teame, et kes meie grupitöid kaitseb, et see on Helleriin ja ta teab seda. Et see on nagu mega äge ja ma tean, et ma saan nagu vabalt võtta, ma tean, et me koos teeme päriselt head asja. Ja see, et me ei tee lihtsalt sellepärast, et oma hinnet kätte saada, et me tahame päriselt midagi õppida ja päriselt ettevõttele väärtust pakkuda. Mul tundub, et selles koolis kuidagi, vähemalt ka enda grupi põhjal, kui ma vaatan, ongi need inimesed, kes päriselt tahavadki teada. Et see ei olegi see koht, kus ma nagu lihtsalt käin läbi. Et nad nagu siiralt tunnevad huvi. Võib-olla need motivatsioonid on erinevad, mis pärast huvi tuntakse. Aga päriselt ollakse nagu asjas sees ja käiakse nagu kaasas selle mõttega, on ju. Et see on nagu hästi äge, et jällegi see on see oskus inimest valida, sest et kui me mõtleme kas või sotsiaaltöö peale, eks ju, ma ei tea, kui palju neid vestlema, 100 kutsuti vestlema minu mäletamist mööda ja sealt ikkagi välja valida need 50, et kes peaksid hakkama ühise meeskonnana, suures plaanis ühise meeskonnaga lõpuks ka nagu väiksemates gruppides tööle, et see on ikka mega äge tunnetus. Et selles suhtes on tore, et meil neid erialakatseid tehakse. Et saab muidugi võtta neid ka, kes on väga tublid koolis, väga head hindadega, et just seda motivatsiooni, et nad päriselt teeksid neid asju. Aga sellest, et ainult 50 nii-öelda võetakse sinna sotsiaaltööle, et muidugi ma saan komisjoniga rääkida pärast, kui nad on nii-öelda teinud oma otsused ära, nad ei saa mul ühtegi nime öelda, aga ma alati küsin, et kuidas läks, et kuidas siis valik oli.
ja kõikidel õppekavadel öeldakse, et me võiksime mitu kursust avada, et lihtsalt nii tugevad, nii ägedad inimesed. Et on mul messidel tuldud ka ütlema, et ma juba 3. kord näiteks proovin sinna sotsiaaltöö õppekavale saada, et miks ma ei saa, ma olen ju 2., 3., 4. et miks ma lihtsalt ei saa, et siis tulebki öelda, et tegelikult sa sobid meile suurepäraselt. Lihtsalt me pidime valima 50 tükki ja mõnikord isegi võetakse 55, et siis on ka niimoodi, et kuidas vähegi saaks, et tegelikult kui mõelda, et 55 on väga suur grupp tegelikult, tavaliselt on 30 tükki, on niisugune keskmine, mis meil on ühel õppekaval, ühel kursusel. Kuigi koos olles ma nagu ei saa aru, et meid nii palju oleks. Kuidagi nagu ei tundu, et oleks nii palju, kõik on kuidagi nii omad ja kõik juba nagu, nüüdseks võin öelda, et kõikide nimesid nagu tean, eks ju, et siis võin nime ja näe kokku nii-öelda, et siis kuidagi nagu ei saa aru, et meid seal 50 umbes on, et see on hästi huvitav. Aga kolledži puhul nüüd siis need sisseastumise ajad, et kunas need hakkavad pihta? Magistrisse saab juba praegu avaldus esitada, et need hakkasid 1. veebruaril ja lõppevad 30. juunil. Ja bakalaureusel ja rakendusel hakkavad siis 15. juunil ja lõppevad 30. juunil. Kõik käib läbi SAIS-i, et kõik oma motivatsioonikirjad, mis tuleb näiteks mõnel õppekaval teha, või on see essee, mis on näiteks sellel samal teenuse disainil, et need tuleb seal SAIS-is koos avaldusega esitada. Kui on veel kellegi lisaküsimusi, kui palju sul neid hetki on, kui keegi sinu käest otse küsib või on see ikkagi õppekorraldusosakond, kus küsitakse? Õppeosakond tegelikult, sest nad oskavad nagu kõige paremini ja nad leiavad ikka selliseid imelahendusi välja, et see on nagu väga äge, kui personaalsed nad on. Et olen ise ka tudengina läin mõnikord mõne küsimusega ja ma olen lihtsalt mingi wow, te päriselt nagu otsite minu jaoks asju välja, et ma peaks seda ise tegema. Ja nad ütlevad, et mul käib see lihtsamalt, et ma teen kohe ära. Et kindlasti soovitan sinna minna, et ma tavaliselt, kui läheb keerulisemaks, siis ma suunan nad ka õppeosakonda. Et on see mingisugune lõpudiplomi küsimus, võta küsimus, eksterni küsimus, et siis ma ka nagu nii täpselt ei tea, et turundajana ma tean mingit osa. Aga räägime siis ühe korra veel sellest 19. märtsi avatud uste päevast, et mis on need olulised teadmised, mida täna oleks vaja teada, selleks, et siis seda päeva mõnusasti nautida? Number 1, kindlasti registreeri. Registreeri ennast töötubadesse, siis me teame, et sa tuled ja saame sulle nii-öelda tooli valmis panna. Kui sa unustad, proovime leida sulle selle tooli maja pealt. Number 2 on see, et tule, vaata, koge, kas on sulle midagi. Kui sa ei taha töötubades osaleda, vaata ise omal käel maja, ole seal messialal kuulamisõppekavadest, sa teada saad ja tule kuula ka näiteks Villemi lugu, täitsa saab niimoodi. Ja rohkem ei teagi, tule lihtsalt naudi seda päeva, tule vaata, mis see on, et me teeme lõpus ka majatuuri, näitame kõik ägedad sopid ja kohad läbi, kus vähegi mis on, et kui õppima tuled, siis võib-olla oskad oma kursakaaslastele näidata, et siin on see ja seal on teine. See on äge mõte. Aga lisainformatsiooni siis, nagu öeldud, saab kolledži kodulehelt, Facebooki lehel kindlasti, turundus ju töötab selle nimel tavaliselt, eks ju. Ja järgmised asjad, mis on ees ootamas, oskad sa praegu niimoodi öelda ka, mis on nagu tuleviku perspektiivis plaanis veel? Ja kolledžis toimub väga palju, näiteks meil on maikuus tulemas hästi äge turunduskonverents, mis on nagu tõesti, mul endal juba on siuke, et ma ise olen seda turundamas ja see on tõesti mega äge konverents, kuhu soovitan tulla. Et seal siis disain, mõtlemine ja turundus kohtuvad. Et väga soovitan sinna tulla. Siis muidugi Hõbekobara restart. Mega äge sündmus, mis on tulemas, soovitan sedagi. Ja muidugi kõik igasugused loengud, mis me pakume, et me väga palju pakume ka selliseid tasuta loenguid või väikse tasu eest, et saab ennast harima tulla. Oi, kui äge võimalus see viimane mõte, et lihtsalt loenguid kuulama tulla. Ja see info on ka samamoodi kooli kodulehel olemas. Ja sellised avatud loengud, mis me teeme, et need on täitsa seal olemas. Aga sellega võtame kokku. Suur aitäh sulle, Sandra, ja mõnusad jätkuvat kevade ootust ning palju häid ja toredaid ideid, kas või paatlakke. Aitäh sulle, Regina.